et ma hakkasin koolitusi tegema siis, kui ma olin jalutu, kui ma otsisin lahendust oma terviseprobleemile ja ma hakkasin oma elu lahti võtma ja ma tegin sellest oma esimese koolituse, milleks oli eluraamat. Et kui ma võtan oma elu lahti, siis mis sealt seest välja tuleb? Et ma saaksin aru, mis on pildil valesti ja kust otsast ma peaksin hakkama pihta, et midagi muuta, sest kui ma ei saa aru, mis on katki, siis ei saa seda parandada. Ja selleks, et saada aru, mis on katki, tuleb kõik lahti võtta. See on nagu kui sul auto ei sõida, siis sa pead kapoti lahti võtma ja hakkama ükshaaval asju välja võtma ja vaatama, kus viga on. Ja kui sa vea üles leiad, siis sa saad panna kas uue varu osa või leidma, et tuleb see asi välja võtta ja kuidagi teistmoodi need asjad ühendada. Et siis sa saad hakata lahendust otsima. Aga kui täna inimesed tulevad minu juurde ja ütlevad, et mul on see ja see ja see ja ma ei taha enam niimoodi, siis kui ma küsin, et aga kallis inimene, et kuidas sa siis tahad, nad ei oska mitte midagi vastata, sest nad ei ole kunagi mõelnud, et aga kuidas ma siis tahan, et need asjad minu elus oleksid. Ja see on minu jaoks nagu väga üllatav, sellepärast, et ma kogu aeg vaatan, mis mul elus toimub juba väga ammustest aegadest, kui mul ka kõik halvasti, jutumärkides halvasti oli. Ehk et kui ma ei olnud iseendaga rahul ja kui mu tervis ei olnud hästi ja võib-olla, et kui majanduslik seis ei olnud selline, kui sul on suur pere, siis tuleb seal kõiksuguseid aegu ette, eks ju. Et ma ikkagi olen kogu aeg vaadanud, et aga kus on see koht, kus mina täna saan midagi teha selleks, et need asjad muutuksid paremaks. Aga see vist ei ole ka väga tüüpiline mõtlemine, aga ma ei ole osanud kunagi teistmoodi mõelda. Et kui sa saad ohvri rollist nagu välja saad kas või korraks, et siis peaks ju hakkama selline loovus ja selline mõtlemisvõime tulema, aga võib-olla seda pole ka kõikidele inimestele antud.